Tere, mina olen Taavi Pertman ja see on Raharaadio. No nii, tere tulemast. Juba 19. saade ja saateks siis Raharaadio. Ja täna erinevalt viimastest teistest saadetest otsustasin, et võtan teema ise, ei vasta otseselt ühelegi lugeja küsimusele ega kuulaja küsimusele, vaid vaatan ise ühte teemat, mis mulle natukene hingelähedane on ja mis pidevalt ka nii-öelda päevakajaline on, ehk siis kuulen üsna tihti inimestelt erinevaid põhjuseid, erinevaid vabandusi, miks nagu investeerida ei saa. Ja mõtlesin, et vaataks need kõik asjad või põhilised asjad siis täna läbi. Ma eeldan, et see saade tuleb natukene lühem tavapäraselt, kui me just jälle kuskil liiga hoogu ei satu. Et loodan, et mina toon välja siin need 3 põhiasja ja siis hea meelega kuulaks kommentaarides ja seal Rahafoorumi Facebooki kommuunis sinu kogemust ja sinu mõtteid, et mida sina oled kuulnud kasutatavat nii-öelda vabanduseks, et miks ei ole võimalik investeerida või investeerimisega alustada või nii edasi. Ehk siis tänane saade vaatab või käsitleme siis tänases saates neid vabandusi või põhjendusi, miks ei saa nagu investeerima hakata. Kõige esimene muidugi ja tõenäoliselt kõige levinum on see, et pole raha, ei jää raha üle, et ei ole lihtsalt võimalik investeerida, sest et ei saa. Kõige selline drastilisem viis on see, et ei saa lihtsalt, sest et söögiraha ei jää üle. Natukene leebem variant on see, et ei saa, sest et muidu ei saa elada normaalselt ja nii edasi. Mis mina olen tähele pannud, on see, et see neid inimesi, kes ütlevad, et raha üle ei jää, et võimatu on investeerida, on ühest küljest need inimesed, kes reaalselt ei teenigi suurt midagi, võib-olla tudengid, kes natukene teevad kõrvalt mingit tööd ja teenivadki, ma ei tea, 100 eurot või natuke isegi vähem kuus. Ja sellest siis katavad nii-öelda oma elamiskulud sisuliselt ära. Et ma ei tea, võib-olla see ühikatuba või mis iganes makstakse veel vanemate poolt kinni äkki, aga et nagu kõik toit ja muu selline tuleb siis sellest 100 eurost ära nagu elatada. Et on sellised inimesed ja teises otsas on siis sellised inimesed, kes teenivad 3-4-kordset Eesti keskmist palka ja nemad ütlevad, et ei jää raha üle. Ehk siis mina olen nagu selle vabanduse suhtes üsna skeptiline. See on vabandus, aga see on vabandus võib-olla mingile väga väiksele vähemusele eestlastest. Ja siis on ta ka, ütleme, mina suure tõenäosusega ei ole selliste inimestega rääkinud, et ma ei ole sellisesse ringkonda sattunud, kus ei oleks inimene nii kehvas finantsilises seisus, et seal ma ei ole nagu investeerimisest rääkinud. Et ühesõnaga see vabandus tundub üsna jabur, aga see selleks. Teine asi, mida ma olen tähele pannud, on samamoodi see, et on need samad tudengid näiteks, kes teenivad 100 eurot või samamoodi on inimesed, kes elavad üsna kehvades tingimustes ja sellegi poolest suudavad väga suure protsendi oma rahast kõrvale panna. Ja samamoodi on ka suure palgaga inimesi, kes suudavad väga suure protsendi oma rahast kõrvale panna. Ehk siis jällegi küsimus ei ole sissetulekutes, küsimus on pigem suhtumises. Jah, nüüd siin on üks aga, et kui sul on suurem palk, siis on lihtsam raha kõrvale panna, sul on lihtsam suuremaid summasid kõrvale panna, aga kui sul on väiksem palk, siis see ei välista seda, et sa ei saa, või see ei tähenda, et sa ei saa kõrvale panna.
lihtsalt su summad on väiksemad. Aga paraku kipub nagu nii olema, et kui sellest investeerimisest rääkida, siis millegi pärast on juba eeldus, et kui nüüd investeerida või midagi kõrvale panna, siis see tähendab seda, et sa pead hästi suure osa oma palgast kõrvale panema, sa pead kõik raha ära panema, sul ei jää absoluutselt elamiseks mitte midagi. Sa pead isegi WC-paberit pead 2 korda kasutama, et kasutad 1 korra ära, siis pesed puhtaks ja siis kasutad veel. Et sa ei saa ikka mitte midagi ei saa endale lubada, sa pead kogu raha ära panema ja hästi ei saa lihtsalt mitte midagi elada, et see on täiesti piin ja muu jama. Et ma ei tea, tihtipeale tundub, et nagu sellist vahepealset varianti nagu ei olegi, et paned 10 eurot kõrvale, et sellist varianti ei tule üldse kõne allagi, et sa pead ikka kõik raha ära panema. Et see on nagu minu arust üks nii-öelda algpunkt, kus see suur vastumeelsus tuleb sealt kohe või selline, et ei ole isegi teemad nagu läbi mõeldud. Et on lihtsalt selline lahmiv vabandus, et ei saa ja kõik, et ei saa, sest et muidu ei saa elada. Lihtne vastus on sellele, et tegelikult saab, tasub asi läbi mõelda. See säästmine ei tähenda, et sa pead kogu oma raha ära panema, sa ei tohi mitte midagi endale nüüd lubada ja kogu maailm on otsas. Paned väiksid summad, saab väga hästi. Ja enamus inimesi ei pane isegi tähele, kui nad mingi protsendi või 2 oma palgast niimoodi ära panevad. Et hea näide selle koha pealt on näiteks digikassa, mida SEB konto võimaldab. Ehk siis iga kord, kui sa teed kaardiga makse, mis lõpeb siis mingi sendi numbriga, ma ei tea, 30 senti ja näiteks maksad 5 eurot ja 30 senti, siis päeva lõpus SEB kannab 70 senti sinu digikassasse ehk see kasutushoiusele. Ja sedasi kuu jooksul koguneb sinna suht suur summa, kui sa kaardiga maksad regulaarselt. Ja nii palju, kui ma olen kuulnud, ma tean, päris paljud inimesed on seda kasutanud ja praktiliselt mitte keegi pole märganud kuu lõpus, et neil raha vähem oleks. Aga ometi on kogunenud sinna mingi 20 eurot. Et see jutt, et ei ole võimalik raha kõrval, see on täielik, ma ei hakka halvusena ütlema, ma piirdun siis lollusega. Et see on täielik lollus. See selleks. Ühesõnaga, raha on kõigil praktiliselt. Kui sul on raha, et süüa osta, kui sul on raha, et väljas käia või väljas süüa, siis sul on alati raha, et raha kõrvale panna. See on valikute küsimus ainult. Aga see selleks. Teine põhjus, kui nüüd raha on see, et investeerimine on riskantne. Kui sa oled pikaajaline Rahafoorumi lugeja, siis sa ilmselt oled ka sel teemal üsna mitut blogiposti lugenud, et investeerimine on väga riskantne. Eriti riskantne on see siis, kui sa teed nii-öelda jutumärkides investeerimist, ehk siis ostad IPO-eelseid aktsiaid firmadesse, mis on riiulifirmad 1,5 kuud tagasi loodud ja millel ei ole isegi kontorit, aga ometi on nad juba Aafrika mingid suurimad kullakaevandajad ja mida kõike veel. Et sellisel juhul on risk on hästi suur. Kui hästi läheb, saad raha tagasi, kui väga hästi läheb, leiad mõne lollikese, kes sulle selle eest rohkem maksab, aga pikas perspektiivis on tegemist väga-väga riskantse ettevõtmisega ja tõenäoliselt sa kaotad raha. Aga kui sa piirdud nii-öelda mõistlike või nii-öelda legaalsete, reaalsete investeerimisvõimalustega, siis ütleme nii, et sa pead ikkagi väga suuri rumalusi tegema, et väga palju raha kaotada. Et kui sa võimendust ei võta ja mingit väga-väga imelikku tehingut ei tee, siis üldjuhul su tulemus on investeerimata jätmisega võrreldes kordades parem. Ehk siis sisuliselt, mis ma sellega öelda tahan, on see, et isegi kui sa investeerid niimoodi, et sa iga aasta kaotad 10% oma investeeritud rahast, siis 10 aasta pärast on sul endiselt rohkem raha kui siis, kui sa selle rahaga oleksid tarbinud täna. See tähendab, sa oleksid ostnud omale mingid tehnikavidinaid ja muid asju ja nii edasi, siis nende asjade väärtus ja see nii-öelda raha kadu on
kordades suurem, kordades kiirem, ehk siis sulle ei ole 10 aasta pärast mitte midagi, mitte kuskilt võtta. Ehk sisuliselt isegi kui sa kaotad järjepidevalt raha, teed jube rumalaid otsuseid, siis lõpptulemus on endiselt parem kui mitte investeerides. Ehk ma ei soovita kellelgi teha neid lollusi, et enamus neist on üsna kergesti välditavad, eriti kui sa seda järjepidevalt veel teed, siis tõenäoliselt on viga sinus. Aga isegi kui sa seda teed, on sul 10 aasta pärast endiselt rohkem raha, kui sul oleks siis, kui sa ei paneks seda raha kõrvale. Ehk siis jah, ta on riskantne, aga tarbimine on veel riskantsem. Ehk siis tarbimisel on kaotus garanteeritud, investeerimisel sa võid isegi plussi jääda. Et selles mõttes tegelikult tulemus on alati põhimõtteliselt parem. Jällegi nagu mainisin, võimendus võib-olla on siin ainus erand, et kui sa võimendad asju, siis sa võid ka nii-öelda kahjumis lõpetada. Ehk et negatiivse summani jõuda. Aga ilma võimenduseta alla nulli sa kindlasti ei saa kukkuda ja nullini jõudmiseks tuleb tõenäoliselt päris palju vaeva näha, et ma ei kujuta ette, kuidas nii halvasti investeerida, kui nii-öelda põhitõdesid järgida, et sa suudaksid alla või vähemalt nulli kukkuda. Midagi peaks ikkagi alles jääma. Et jah. Kui keegi on seda suutnud, siis kindlasti pange kuskile kommentaaridesse või kommentaaridesse julge, saatke mulle meilile, mind tõesti huvitaks, kuidas see õnnestus. Et pange kirja, saatke mulle meilile, ma hea meelega vaatan ja õpin sellest, sest et mina ei kujuta sellist võimalust ette. Et jah, ma mingil määral kujutan, need nõuavad nii-öelda leidlikkust ja põhitõdede üsna räiget rikkumist, aga võib-olla on mõni selline meetod, mille peale ma praegu ei tule, et kui keegi on seda teinud või teab kedagi, kes tegi, siis hea meelega kuuleks neid lugusid, et pange mulle meilile taavi@rahafoorum.ee, sinna võib julgelt kirjutada. Püüan kõigile ka kindlasti vastata ja tänada selle kirja eest, et ootan huviga. Ja nüüd, kuna riskantne on, suhteline, et jõudsime järeldusele, et tegelikult võimalik mina jõudsin, sa ei pea minuga nõustuma, et tegelikult mitte investeerimine on tunduvalt riskantsem, sest et sa oled aja möödudes tulevikus palju kehvemas seisus, kui sa oleksid ka väga kehvasti investeerides, et risk on tunduvalt suurem, siis järgmine asi on siin see, et investeerimine on jube keeruline. Ehk siis isegi, kui sa leiad oma sealt palgast selle mõnikümmend eurot või mõnisada eurot, olenevalt kuidas keegi, oled jõudnud järeldusele, et jah, okei, isegi kui sa raha kaotad regulaarselt, iga-aastaselt, 10 aastat järjest, et siis endiselt sa oled 10 aastat parem või 10 aasta pärast paremas seisus kui ilma investeerimata, siis kust pihta hakata, sest see on ju nii kuradi keeruline. Vabandust väljenduse eest, aga jah, et see on nii keeruline, sest et kui sa ikkagi telekat vaatad, siis tuleb jälle üks uudis, kuidas mingid intressid kuskil liikusid, kuidas mingid majandusuudised tulid, kuidas mingid inflatsioonid ja deflatsioonid ja raha trükkimised ja muud asjad, kuidas ülikonnas mehed räägivad sulle seal teleka ees, kuidas mingid majandustulemused olid halvad ja mingid asjad olid head ja joonistavad mingeid huvitavaid graafikuid, kus on igasugu jooned tõmmatud ja nii edasi, räägivad hästi tarka juttu. Et sedasi nagu tundub see asi üsna keeruline, et võib-olla tõesti, et kuidas nagu edasi minna, jube raske, eks. Aga tegelikult see keerulisus on sinna sisuliselt juurde mõeldud, et tegelikult on asi üsna lihtne ja tihtipeale isegi selline, et see ei nõua erilist mõttetööd sinu poolt. Alguses natukene otsustuskohti, aga peale seda nagu üsna selline automatiseeritud üldjuhul. Et
ütleme, et kui su summad on üsna väikesed, siis tegelikult kogu see info, mis meedias räägitakse, on täiesti suva. See ei huvita sind, see ei mõjuta sind ja sa ei tohiks isegi seda lugeda, ütleme niimoodi. See ei puutu üldse teemasse. See on mingi kauplejate teema, nemad las uurivad, vaatavad, aga ka nemad 95% juhtudest, 95% neist kauplejatest kaotavad raha aastast aastasse. See 5%, kes raha teenib, see iga aasta tõenäoliselt ka suures osas vahetub, et seal on reaalselt mingi paar protsenti nendest kauplejatest, kes nagu asjaga reaalselt raha teenivad. Aga targana tunnevad muidugi kõik ennast, et näed, ma tegin nüüd ühe hea tehingu, ma sain väga hea tootluse, samas 10 tehingut, kus raha kadus, need nagu ununevad ära, et noh, ma ei tea, vahet ei ole. Ühesõnaga, see on korduvalt tõestatud, korduvalt näidatud, praktiliselt mitte keegi ei suuda järjepidevalt teha. Ma ütlesin praktiliselt sellepärast, et on mõned üksikud fondijuhid, kes seda suudavad teha, aga see on väga suur vähemus, või on väga väike vähemus, õigem öelda. Et kui sina seda ei ela ja hinga ja nii edasi, siis sul ei ole lootustki. Ja kui su investeeritavad summad on paar tuhat eurot või isegi vähem, siis sul ei ole isegi mõtet seda vaeva näha. Et sinule piisab põhitõdedest. Kui sa investeerid pikaajaliselt ka, siis on veel eriti lihtne, sest et kui su investeeringu horisont on 20+ aastat, siis sind ei huvita absoluutselt, mis täna toimub põhimõtteliselt, sest see ei puutu teemasse. See ei mõjuta mitte midagi 20 aasta pärast üldjuhul. Et see ise teeme selle asja nagu jube keeruliseks. Võib-olla teevad seda ka need fondijuhid ja kes iganes muud tegelased, see analüütikud, kes müüvad seda teenust sulle, et nende raha tuleb sealt sellest, et sina maksaksid neile, et nad analüüsiksid sulle asju, et sa kaupleksid hästi palju ja siis sa maksad palju makleritasu ja mis iganes muid asju. Aga üldjuhul on see täiesti mõttetu tõmblemine. Aga noh, ma praegu hakkasin aktsiatest pihta, sest need on nagu kõige rohkem pildis. Et tegelikult, kui sul on, ütleme, et sa oled see sihtgrupp, kellel on mingi 5, 10, 20, 30, ma ei tea, 50 eurot iga kuu kuhugi panna, siis aktsiaid üldiselt osta pole mõtet, sest et teenustasud on hästi suured, eks. Aga ühisrahastuses on sul üsna lihtne alustada. Et alates 5 eurost, võib-olla 10 eurost kuus, võid juba sisuliselt ühisrahastuse portfelli ehitama hakata. Sul tuleb lihtsalt valida mõni platvorm ja võtta sealt siis selliste väikeste summade puhul soovituslikult võimalikult selline madala riskiga siht ette ja hakata madala riskiga laene väljastama. Ja sedasi vähehaaval siis see portfell kasvab, sisuliselt sa suurt mõttetööd enam tegema ei pea, sa pead lihtsalt tuvastama need mingi platvormi kuhu panna ja siis tuvastama madala riskiga laenud ja siis sinna oma raha panema niimoodi igakuiselt. Paljudel juhtudel on seda võimalik ka lihtsalt automatiseerida, et paned automaatpakkuja tööle ja unustad asja ära. Et sisuliselt paned, tegelikult saad 2 asja tööle paned, saad püsikorralduse paned tööle, mis kannab iga kuu mingi selle summa sinna kontole ja kontole paned automaatpakkuja tööle, mis siis investeerib selle konto nendesse madala riskiga laenudesse. Ja sisuliselt nii keeruline see investeerimine ongi. Et ei ole nagu mitte midagi keerulist. Kui nüüd tahad kindel olla siiski, et sa ei tee lollusi, siis soovitan näiteks lugeda siit samast Rahafoorumi blogist selliseid postitusi nagu riskid ja puudused ühisrahastuses oli vist üks, teine oli siis 14 tüüpilist viga, mida ühisrahastus tehakse, midagi sellist. Ja võib ka väga vabalt kuulata Raharaadio saadet, kus ma rääkisin oma 9 õppetunnist ühisrahastuses. Ma püüan need lingid ka siia postituse alla panna pärast,
et sealt on lihtsam leida, siis rahafoorum.ee/RR019 ehk siis 19. saade, et sealt kaudu loodetavasti leiad need lingid ka üles, et kui otsinguga ei leia. Sealt saad enamus info kätte, mis sul vaja on. Kui sa tahad natuke rohkem teada, siis on 14. novembril tulemas ka ühisrahastuse koolitus, kus räägime väga palju sellistest põhilistest küsimustest, mis tekivad seal investoritel, ehk siis sellest samast, kuidas portaale vaadata, milliseid laene valida ja nii edasi, maksustamisest natukene ja ettevõtte kaudu investeerimisest ja muust sellisest, et ka sinna oled igati teretulnud. Sinna registreerumiseks mine, lisainfo leiad ka sealt, mine rahafoorum.ee/RF koolitus, ehk siis rahafoorumi koolitus nagu, et sealt alt leiad siis lisainfot esinejate kohta ja muu kohta. Meil on väga head esinejad, ma ütleks, et Eestis väga paremat koosseisu annab otsida, et kindlasti tuleb väga huvitav koolituspäev, et sealt saad ka info kätte. Aga üldjuhul nii-öelda alustamine on väga lihtne. Sul tuleb lihtsalt konto teha ja sisuliselt saab kogu selle asja ära automatiseerida, nii et sa isegi ei pane tähele, et sa investeerimisega tegeled. Kui nüüd summad on natuke suuremad, siis ütleme 200 euro kanti kuus saaksid kõrvale panna, siis võib juba hakata mõtlema aktsiate peale. Siin jällegi on võimalik asi ülikeeruliseks ajada või on võimalik asja väga lihtsalt teha. Siinkohal mina olen eelistanud hästi lihtsalt varianti, sest et kui sa paned 200 eurot kuus, siis tegelikult see summad on üsna väikesed ja sul ei ole erilist mõtet analüüsi peale mingit ülisuurt aega kulutada ja nii edasi. Mina isiklikult olen näiteks teinud järelduse, et ma usun, et USA Ameerika Ühendriikide börs on pikas perspektiivis piisavalt hea positiivse tootlusega. Ja siis kui ma mõtlen 10+ aastat, et see on suure tõenäosusega 10+ aasta pärast tunduvalt paremas seisus, kui ta täna on. Ja lähtuvalt sellest ma olen LHV kasvukonto kaudu teinud sellise variandi, et iga kuu mul automaatselt püsikorraldus kannab mingi summa üle, 200 või 250 eurot, ma praegu peast ei mäleta, ma natuke olen seda muutnud. Ja sisuliselt selle raha eest siis ostab mulle USA S&P 500 indeksit igakuiselt. Ehk siis kui ma iga kuu ostan täpselt sama suure summa eest, siis absoluutselt ei ole mitte mingisugust vahet, mis see hind täna teeb. Sest et 20 või 10 aasta pärast on see hind suure tõenäosusega kõrgemal, kui ta täna on. Ma loodan, et on kõrgemal nii palju, et ma saan ka head tootlust, aga see, mis hind täna on, see ei puutu absoluutselt teemasse. Sest ma ostan iga kuu, mis tähendab seda, et kui hind liigub üles, siis ma ostan natuke kallimalt, kui hind liigub alla, ma saan odavamalt. Lõppkokkuvõttes ma saan mingi keskmise hinna kokku, mis tõenäoliselt on tunduvalt odavam kui see hind, mis ta 10 aasta pärast on, eeldusel, et aktsia hind pikas perspektiivis liigub üles. Et selline strateegia sisuliselt tähendab seda, et sul ei ole mingit mõtet uudiseid jälgida. Võib-olla nii palju, et kui hinnad on ootamatult hästi palju kukkunud, et siis sa ostad natukene suurema summa eest kui tavaliselt. Aga jah, see on ka suht kõik, mida nagu jälgida. Et ülilihtne lahendus. Ma soovitan vaadata natukene neid indekseid, võib-olla guugeldada natukene infot nende LHV pakutavate indeksite kohta. Miks ka mitte LHV kliendi toelt küsida, minna näiteks kohale nõustamisele ja siis küsidagi kõigi nende indeksite kohta, et mis see on, mis see teeb ja nii edasi, mingit infot selle kohta. Ja siis pärast otsustada, et mis sa soovid teha. Et
teoreetiliselt on võimalik nagu hajutada nii palju kui vähegi võimalik, siis praktiliselt kogu maailma aktsiaturule panustada, et kui sa ei usu, et USA börs nii hästi läheb, aga arvad, et kogu maailma börs ikkagi liigub üles suunas, siis on nagu ka see variant teoreetiliselt, et see võimalik. Aga mina olen sellise otsuse teinud. Et jällegi sisuliselt asi, mis nõuab sinu poolt ühekordset otsust ja seejärel on automatiseeritud, ülilihtne, mitte mingit keerulist asja siin ei ole. Jah, sul tuleb väärtpaberi konto luua, selle kohta otsin jälle postituse üles, siin on Kristi Saare tegi ühe külalispostituse selle kohta Rahafoorumisse, kuidas seda kontot teha. Jällegi väga lihtne, mitte midagi keerulist seal ei ole. Samamoodi on minul postitus selle kohta, kuidas mina oma aktsia investeeringuid teen ja miks ma seda niimoodi teen. Et jällegi väga lihtne, püüan selle lingi ka siia postitus juurde panna. Et absoluutselt mitte midagi keerulist ei ole asja juures ja suure tõenäosusega ma usun, et see on pikas perspektiivis kasumlik. Kui palju ta kasumlik on ja kas ta just täpselt konkreetsel aastal plussis on, see on juba teine teema, aga pikas perspektiivis ta tõenäoliselt on plussis. Vähemalt kogu ajaloo vältel on ta olnud. Et noh. Jah, alati võib mõelda, et tuleb mingi suur mingi sündmus, et kõik toimub nüüd teistmoodi. See ei ole kunagi välistatud, aga noh, jah. Sama hästi võid ka homme ära surra, et ma ei tea, kas sellepärast on mõtet täna lõputult lõhki ennast laenata ja raha ära kulutada, sest et äkki homme juhtub. Et see selleks. Kui sul nüüd on veel suuremad summad, ma ei tea, saad 300 eurot kuus näiteks kõrvale panna või lausa 700 eurot, siis võib ka juba üksikaktsiate peale vaikselt mõtlema hakata. Tegelikult 300 euro juures ma väga ei hakkaks, sest et see tähendab, et sa saad, heal juhul saad iga 2 kuu tagant ühe aktsia ostu teha, kuigi mina isiklikult eelistaks vähemalt 700 eest osta korraga, 700 euro eest. Sest et 600 euro puhul on ka see tehingutasu ikkagi üsna suur osakaal juba või endiselt, et 700 puhul nagu läheb väiksemaks. Et siin on jällegi sinu enda otsus, et kui suur see normaalne teenustasu osakaal on. Mina isiklikult eelistan et sellist alates 700 eurost tehingut teha, kui nii-öelda üksikaktsiat osta. Aga sisuliselt Jaak Roosaare soovitab või väga promob sellist dividendiaktsiate ostmist. Ehk siis meil Balti börsil on ka päris mitu sellist head dividendiaktsiat, mida investorid armastavad. Näiteks Tallinna Vesi. Et siin nimekiri on tegelikult natuke pikem, seal on vist, ma ei teagi täpselt 5, 6, 7 aktsiat, mida nagu eelistatakse. Et kui siin nüüd kah natuke guugeldada, ma arvan, et kui me eksi, siis äkki Jaak Roosaarel oli kuskil postituses ka nimekiri neist aktsiatest. Ma praegu peast ei oska kõiki neid nimetada, aga see nii-öelda, kui otsid Tallinna börs dividendi aktsiat, siis usun, et leiad erinevaid arvamusi, erinevaid mõtteid sel teemal oma jagu. Mina seda teemat käsitlenud ei ole. Et sealt, kui nüüd valid sealt mõned firmad välja, mis sinu arust potentsiaalikamad on, siis sisuliselt, kui sa teenid 700 või saad 700 eurot kuus investeerida, siis sisuliselt võiksid võtta plaani, et kui sul on need, ma ei tea, 4-5 aktsiat, 4-5 dividendi aktsiat, millesse sa investeerid Tallinna börsil näiteks, siis esimesel kuul ostad ühte, teisel kuul teist, kolmandal kuul kolmandat, neljandal kuul neljandat ja nii edasi, et sellise rotatsiooniga ostad iga kuu neid aktsiaid. Et see oleks nagu üks variant. Teine variant oleks see, et kui sul on raha vähem, siis ostad ühte aktsiat ja nii edasi, aga see on selles mõttes ta on
see ühe ettevõtte risk läheb väga suureks. Et kui sul on ainult ühe ettevõtte aktsiaid, siis kui selle ettevõttega midagi juhtub, siis sisuliselt kogu su portfell on upakil. Et 4-5 tegelikult ka otseselt nii suurt hajutust ei anna, kui võiks. Aga samas, olgem ausad, Tallinna börs on nagu üsna väike. Kui sa nüüd mõne Läti või Leedu firma veel juurde võtad, siis see võib-olla vähehaaval hakkab looma, aga kui sa saad 700 eurot kuus panna, siis sisuliselt 5 aktsiasse investeerides sa saad põhimõtteliselt ühte aktsiat 2 korda aastas osta, mis juba ei ole ka nagu nii hea. Et sisuliselt, kui sa liiga palju aktsiaid sinna nimekirja paned, siis ühel hetkel see hinna keskmistamise idee nagu kaob ära ja see ei õnnestu sulle enam. Et jah, ei maksa liiga keeruliseks ajada. Aga samas idee on jällegi üsna lihtne. Sa võtad need samad paar aktsiat ja teed sinna samamoodi regulaarseid sissemakseid või regulaarseid oste, nagu see LHV kasukonto näide jälle. Et mingit väga suurt mõttetööd jällegi ei nõua. Isegi kui sa natukene halvasti seda asja teed, siis suure tõenäosusega need dividendifirmad, mis meil siin regulaarselt dividende maksavad, et need on Eesti mõttes ühed stabiilsemad ettevõtted, et üsna ebatõenäoline, et sa sealt mingit väga suure kaotuse kokku saad, kui sa niimoodi hinda keskmistad, ehk siis ostad regulaarselt neid aktsiaid. Et üsna lihtne. Kui nüüd summad muidugi veel suuremaks lähevad, siis ühel hetkel on ka kinnisvara teema mängus. Seal võib-olla on natukene rohkem kodutööd mõistlik teha, sest et summad on juba suuremad, mis tähendab, et sul on ka mõtet aega kulutada rohkem nende tehingute uurimiseks ja arvutamiseks. Ja need, kui sa ikkagi paned väga suur osa oma portfellist kuskile ühte kohta, siis nagu on mõistlik ka natuke eeltööd teha. Aga jah, et ega ka seal tegelikult, kui su põhiasjad on selged, siis ülejäänu ei tohiks väga keeruline olla. Isiklikult ei ole veel kinnisvarasse investeerinud otseselt läbi ühisrahastuse natukene, aga seda ma ei pea kinnisvara investeeringuks. Aga nii-öelda kõrvalt vaadates mulle tundub, et see ei tohiks midagi peadpööritavat olla, sest et igasugused inimesed on seda teinud ja üsna edukalt isegi teinud. Et pigem on see siin see nii-öelda see keerulisus suuremas osas pigem selline psühholoogiline, et see summa on lihtsalt tavaliselt enamus investorite jaoks üsna suur selline, et ühe korraga sellist asja nagu teha, et sealt tuleb see tõke nagu ette. Et jällegi, selles mõttes on võib-olla ka hea alustada nii-öelda teistest instrumentidest, sest et seal on need summad palju väiksemad, tõke palju väiksem ja lihtsam nagu edasi minna. Ja kui raha on sees, siis on nagu tunduvalt lihtsam juba edasi uurida, sest et sul on motivatsioon olemas, sul on ikkagi sinu raha mängus ja sa tahad nagu saada võib-olla paremat tulemust ja nii edasi. Et seal on nagu lihtsam. Et kinnisvaraga on jah see, et kui sul on ikka paned 10 000 sisse kuhugi, siis, ja see ongi sinu kogu raha, siis on ka motivatsioon suur pärast, et see asi nagu edukalt lõpeks, aga seda on nagu palju raskem teha seda sammu. Et psühholoogilises mõttes just eriti. Et aga jah, nagu mainisin, ei ole ka see just raketiteadus, et põhiasjad saad selgeks ja sellest tegelikult tehingu tegemiseks piisab. Et ühesõnaga ka see nii-öelda investeerimise keerukus on minu silmis tegelikult pigem selline vabandus kui reaalne põhjus. See on võib-olla kõige õigustatum vabandus, sest et selline keerukuse mulje jääb väga lihtsalt, kui natukene neid materjale uurida, sest et
kõike on võimalik väga keeruliselt teha, kõike on võimalik väga detailseks ajada, samamoodi ühisrahastust saab väga keeruliseks teha, ka mina olen väga keerulisi mingeid artikleid kirjutanud, aga need ei puutu sinusse. Et selles mõttes see on võib-olla hea näide see, et ka matemaatika võib olla väga lihtne, kui sa õpetad esimesele klassile matemaatikat, sul on liitmine ja lahutamine, sellest täitsa piisab, nad saavad, esimese klassi õpilane saab ilusti oma arvutused ära tehtud, et täiesti piisab sellest, et samamoodi piisab sinule nendest põhiinfost, et alustada investeerimist nii-öelda nende madala riskiga laenudesse. Aga kui sa ühel hetkel siis sul on raha juba sees, sa tahad hakata suuremat tootlust saama, ehk siis sa oled valmis rohkem riske võtma, et siis võib nii-öelda ennast vähehaaval edasi arendada. Täpselt samamoodi nagu koolis siis matemaatikas lähevad ülesanded järjest keerulisemaks, tulevad järjest mingid lisafunktsioonid asjad juurde. Aga samas nagu igal eelmisel astmel sa said väga hästi selle matemaatika teadmisega hakkama, mis sul oli. Et see investeerimine täpselt samamoodi, et sul on võimalik see ajada mõttetult keeruliseks või sul on võimalik teha seda ülilihtsalt. Ja kui sul ei ole teadmised seda võimalikult keeruliselt teha, siis palun ära aja ennast segadusse, tee seda ülilihtsalt. Ja hiljem siis, kui sul on juba piisavalt suured summad või sul on piisavalt suur huvi, siis hakka keerulisemaid variante otsima ja uurima. Et siis on sul see tõenäosus ka midagi ära teha. Senikaua, kuni sind ei koti, sind ei huvita, sa ei ole nagu hingelt investor, siis võta lihtsalt variandid, tee lihtsalt seda viisi, tõenäoliselt su tulemus on parem kui enamusel, kes seda ülikeeruliseks ajavad ja sa oled õnnelikum ka, sest sa saad oma aega mõistlikumal viisil kasutada. Et minu poolt ma arvan, see nagu võtab selle põhiteema kokku. Minu jaoks on natukene selline emotsionaalne teema, sest et mul on paha vaadata, kuidas inimesed neid vabandusi kasutavad. Tegelikult ei ole seal nagu absoluutselt mingit alust päris tihti, et see asi ei ole nii raske, asi ei ole nii keeruline, alati ei pea säästes kogu raha kõrvale panema ja elamisest loobuma ja samas ei ole see investeerimine nii riskantne midagi, et iga päev teeme palju riskantsemaid tehinguid sisuliselt garanteeritud kaotusega osta, et nii kui sa mingi tehnikat vidina ostad omale, see on garanteeritud kaotus, sest et see mingi 6 kuu möödudes on pool väärtusest juba ära kaotanud. Ja edaspidi veel maksab, kui sa võtad lepinguga, siis edaspidi maksab veel siiamaani, jääb sulle kohustus ka kaela. Et selles mõttes need ei ole nagu mingid põhjused ja vabandused ja mul on lihtsalt kurb vaadata ja kuulda seda iga kord, kui ma mingi inimesega räägin sellest teemast, kes veel ei ole investeerimisega eriti kursis. Sest et need vabandused on nagu kõigil jube hästi selged, aga samas teemat nagu ei ole vitsinud keegi nagu selgeks teha sel hetkel, et võiks nagu neist vabandustest lahti lasta ja natukene mõelda nende nagu edasi, et mina näiteks hakkasin ka investeerima siis, kui mul reaalselt sissetulekut nagu väga polnudki. Investeerisin oma õppelaenu raha, et kui raha pole, siis tegelikult ikka kuskil on midagi, et pigem on asi nagu suhtumises ja teiste vabandustega täpselt samamoodi, et asi ei pea olema keeruline, asi ei pea olema mõttetult riskantne ja natukene võiks mõtteviisi muuta. Minu poolt selles osas hetkeks kõik. Hea meelega kuulaksin sinu kogemusi, et mis vabandusi sina kuulnud oled, mis vabandusi võib-olla sina kasutanud oled, et võib-olla sul oli mõni huvitav vabandus, mida ma siin ei käsitlenud, millest sa äkki said üle või mis sul siiamaani alles on, näiteks kui sa ei ole investeerima hakanud ja
ja nüüd mul õnnestus näiteks nende 3 punkti osas sind ümber veenda, siis mis on see vabandus, mille suhtes ma ei suutnud sind ümber veenda, ehk miks sa ikkagi ei hakka investeerima. Et kõik need kommentaarid, mõtted, samamoodi võiks ka mõelda selles osas, et kui keegi sinule mõne sellise vabanduse tõi, siis kas või kuidas õnnestus sinul neid selles vabanduses ümber veenda. Et võiks ka seda infot jagada, sest et mida rohkem inimesi me ümber suudame veenda, et võiks investeerida, seda parem tulevik, ma arvan, meile kõigile. Et kõik need mõtted ja teemad võiks tuua ka siis selle podcasti blogiposti alla, ehk siis rahafoorum.ee/RR019 või siis Rahafoorumi Facebooki kommuuni. Et ka seal on päris huvitavaid arutelusi aeg-ajalt ja ma usun, et seal on seda ka lihtsam teha, sest et seal on see teavitussüsteemid ja asjad nagu kuidagi paremad, et toimub see vestlus veidi aktiivsemalt. Et minu jaoks on see kindlasti väga huvitav teema, nii et ma loodan, et tulete ja jagate oma arvamust ka. Ja sellega tõmbaks otsad kokku, et kui sa oled Raharaadio kuulaja ja sulle see saade meeldib või siis ei meeldi, et ole hea, tule jätta ka iTunesi meile väike aus tagasiside, mis sa sellest arvad ja aita sellega meil jõuda rohkemate kuulajateni ja aidata nendel rohkematel kuulajatel otsustada, et kas see saade võiks nende jaoks huvitav olla või kasulik olla või mitte. Et minu poolt tänases kõik ja kohtume juba järgmisel nädalal.